Jeemeni konflikt on eskaleerumas ning seekord on pingekolle nii maal kui merel. Vähemalt 16 Jeemeni valitsusväelast hukkus Hodeida lähedal kõige surmavamas kokkupõrkes Huthiitega alates 2022 aasta vaherahust. Jeemeni infoministri sõnul hukkus ka üle 50 Huthi võitleja. Jeemeni president on samuti roebunud, kuna Iraan korraldas otselennu Huthite kontrollitavasse Sanaasse, et viia kõrged Huthi ametnikud Ali Khamenei matustele. President nimetab seda Jeemeni suveräänsuse rikkumiseks. Ja kuna Huthitega seotud ametnikud hoiatavad, et Bab el-Mandebi väin võidakse Saudi laevanduse jaoks sulgeda, ei ole see enam lihtsalt järjekordne rindejoon. See on piirkondlik survepunkt. Et teemat edasi arutada on meiega liitunud nüüd Toomas Juno, Ottawa ülikooli avalike ja rahvusvaheliste suhete magistrikooli professor. Ta oli kaastöötaja Chatham House'is. Jonathan, Toomas, väga tore, et olete täna meiega I24 News English'is. Aitäh! Aitäh, et mind kutsusite. Siin Jeemenis näeme praegu ühtude kõige surmavamaid kokkupõrkeid alates 2022 aastast. Kas on tõenäoline, et Jeemeni valitsusväed reageerivad sellele sõjaliselt veelgi jõulisemalt? Mida peaksime lähiajal ootama? Tulevad päevad saavad olema väga pingelised, sest tead, juba üle 4 aasta pole Jeemeni sõda lahendust leidnud. See pole lõppenud, kuid on olnud palju madalamal tasemel. Rindeliinid on püsinud stabiilsena. Kahe poole vahel on aeg-ajalt olnud kokkupõrkeid, kuid need on olnud järjepidevalt väikesemahulised ja piiratud. Nagu sa just ütlesid, on see olnud suurim vägivalla episood juba üle 4 aasta ning pinged riigis on olnud kõrged. Nii et ma arvan, et tõenäolisem stsenaarium on see, et see jääb siiski piiratud ulatusse. Ma ei usu, et me näeme täielikku sõja taastumist Jeemenis, kui pinged on kõrged. Ja on võimalik, et see vastastikuste vastulöökide muster, mida me oleme nüüd näinud veidi eskaleerumas, jätkub vähemalt mõnda aega. Viimasel ajal oleme näinud Saudi Araabia toetatud hõimujõude ühtsemana. Kas neist on reaalne oht Huthi domineerimisele Sanaa linnas või veel mitte? Veel mitte. Ja tegelikult oleme sellest veel üsna kaugel. Ja ma arvan, et sul on õigus seda niimoodi sõnastada, sest Houthid on olnud Jeemeni peamine poliitiline ja sõjaline jõud juba üle 10 aasta. Nad on tugevad, neid toetab Iraan, aga alati on oluline meeles pidada, et üks peamisi põhjuseid nende suhtelisele edule, lisaks Iraani toetusele, on olnud nende vastaste nõrkus. Rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, mis on endiselt rahvusvahelise kogukonna poolt tunnustatud oma kohta ÜROs ja nii edasi, on killustatud. See on nõrk nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt ja see on alati olnud kasulik Houthidele. Saudi Araabia on viimastel kuudel püüdnud ühtlustada ja koondada Houthi vastaseid jõude, kuid seni pole sellest kaugeltki piisavalt, et tõsiselt Houthisid ohustada. Samal ajal näeme endiselt, kuidas Iraan püüab näidata oma üleolekut Jeemenis, lennates taas Sanaasse sealt välja ning viies Houthide delegatsiooni Ali Khamenei matustele Teherani. Kas siin on mingi sõnum? Mida peaksime sellest otselennust edasi-tagasi järeldama? See on tegelikult märkimisväärne ja mingis mõttes arvan, et see on olulisem kui kokkupõrked, mida oleme viimastel tundidel näinud Hodeida rannikul. Otselende Iraani pealinna Teherani ja Sanaa Houthide kontrolli all oleva Jeemeni pealinna vahel ei ole olnud juba umbes 10 aastat. Saudi Araabia blokaad on suutnud seda takistada, arvestades, kui julgeks Iraan pärast sõda on muutunud ja arvestades, kui edukalt Iraan on suutnud sulgeda Hormuzi väina Pärsia lahes. Üks praegu muret tekitav stsenaarium on see, et Iraan kasutab ettekäändena Huthi ametnike kutsumist Teherani Ali Khamenei matustele. Et siis uuliselt taas läbi suruda otselennud Teherani ja Sanaa vahel, mis Saudi Araabia, USA ja Iisraeli vaatenurgast oleks tõsine murekoht. Sest see võimaldaks Iraanil luua otsese tee, et pakkuda Houthidele toetust, suhtlust, varustust, vahetusi, luureinfo jagamist ja nii edasi. Seega on just see pretsedent siin, see, mis tegelikult muret teeb. Kas Jeemeni valitsus saab midagi teha, et neid lende peatada? Jeemeni valitsusel ei ole tõesti piisavalt sõjalist jõudu, et neid lende peatada. Peamine tegutseja siin on Saudi Araabia. Kui see lend mõni päev tagasi toimus, oli teateid, et Saudi Araabia üritas selle kinni pidada, Houthi õhutõrje tulistas vastu Saudi lennukitele ja see viis või aitas kaasa praegusele pingete kasvule. Aga tegelikult on ainus tegutseja, kellel on kaitse seisukohast roll selles, kas see juhtub või mitte Saudi Araabia. Palju rohkem kui Jeemeni valitsus, kellel lihtsalt puuduvad selleks vahendid. Kui me nüüd edasi vaatame ja näeme, kuidas Iraan püüab Jeemenis oma mõju taastada ja näidata, kui tugev positsioon tal seal endiselt on,
kui oluline on Jeemen Iraani jaoks? Arvestades relvarahu, mida me näeme Iraani teise proksi Hezbollahiga Liibanonis ja arvestades praegust ebakindlat vaherahu USA ja Iraani vahel, kas see võiks siis olla koht, kuhu Iraan hakkab rohkem oma tähelepanu suunama? Absoluutselt. Teate, viimase 2,5 aasta jooksul alates oktoobrist 2023 on vastupanu-telje doktriin tõesti palju muutunud. Hezbollah ja Hamas ei ole ilmselgelt lüüa saanud, kuid Iisrael on neid mürgendanud. Vastupanutelje sees on Houthid ainus erand. Nad on ainus vastupanutelje liige, kes on täna tugevam või vähemalt kindlasti mitte nõrgem kui paar aastat tagasi. Nii et olukorras, kus Iraan on nüüd mõistnud, et sõja tulemusena ei ole tema peamine heidutusvahend ega mõjuriist enam Hamas ega Hezbollah, vähemalt mitte sellisel määral, nagu varem arvati. See on Hormuzi väina sulgemine, raketi- ja droonirünnakud Pärsia lahe riikide vastu, aga samuti ka Houthid. Ja nüüd on stsenaarium, mida ma pean eeldama, et Iraan ja Houthid vähemalt oma hädaolukorra plaanides kaaluvad see võimalus. Tulevikus, millal täpselt, ma ei tea, aga tulevikus võivad Iraan ja Houthid koos ähvardada sulgeda nii Hormuzi väina Iraani poolt kui ka Bab al-Mandabi väina Houthide poolt. Ja sellel oleks globaalsetele majandusele topeltlöögina märkimisväärne mõju, mis oleks survevahendiks Saudi Araabiale, USAle, Iisraelile või teistele. Seega on siin toimuvast olulisem ja mõnes mõttes muret tekitavam just suurem pilt. See on kindlasti oluline teema, millele kogu maailm peaks rohkem tähelepanu pöörama, nagu tundub. Toomas Juno, väga tore oli teid täna i24 News Englishis meiega näha. Aitäh, et jagasite neid teadmisi. Aitäh!